Tervist! Raja podcasti 3. episood ja täna on meil külaliseks selline mees nagu Karmo Kivi. Karmo, kes on mõttemustrite muutja, õnnekoolitaja ja põnev mees. Tere, Karmo! Tere! Nii ametlik sissejuhatus, et ei teagi, mida enam öelda. Ei, täiesti vabalt, et nii nagu sai mainitud, et sirgelt tuleb istuda ja muidu võib vabalt tunda. Ja rääkida ei tohi palju. Just, ainult vajalikest asjadest. Nii, tere tulemast, tore, et leidsid aega meie podcasti saatesse tulla. Ikka väike tõuge inimestele. Just, ja intrigeeriv on just sinu puhul see, et õnnekoolitaja. Et kas sa oled nõus meile natukene avama neid tagamaid, et miks just õnnekoolitaja? Ma ei ole kunagi ennast isegi defineerinud minust oma teada vähemalt õnnekoolitajana, aga ma ütlen niimoodi, et igas inimesel rohkem peidus, kui ta seda rakendab. Ehk inimvõimetel ei ole potentsiaali ja inimesed lepivad nii vähesega ja siis nad on õnnetud. Et selles mõttes võib öelda, et õnnekoolitajad ma aitan inimestel avada oma tõelise potentsiaali, oma võimed ja nad saavad siis olla võib-olla läbi selle õnnelikumad, et nad teevad seda, mida nad armastavad vähemalt elus. Just. Kui sa töötad erinevate meeste ja naistega, kes su sihtgrupp peamiselt on? Kumb nagu sooliselt? Ma ütleks, et mul on 50-50 on coachingus neid inimesi. Koolitustel käib enamasti rohkem naisterahvaid. Naisterahvad on meil Eestis avatumad kui mehed. Mehed on ju kõik, ma tean ise kõike. Ma arvan, et olete näinud seda juba elus. Ega ma abi küsima ei lähe. Naised on avatumad, nad küsivad ja selles mõttes mõtleks, et tegelikult täpselt võrdselt mõtleks, et on coachingus ikkagi nagu naisterahvaid ja meesterahvaid. Vahest natuke mõni rohkem, mõni vähem, aga põhiline on ikkagi ühisnimetaja on see, et ma mingit muutust tahan elus. Et ma ei lepi enam sellega, mida teised mulle pakuvad või et ma ei ole nõus enam samamoodi oma ettevõtet edasi tegema, sest see tegelikult olen loonud võib-olla oma töökoha või midagi sarnast. Aga mis me siis ei saa olla õnnelikud, et mis meid siis takistab või et kui see, ma usun, et kui see oleks lihtne, siis oleks ju kõik õnnelikud, eks ole, et kas sellega peab siis kuidagi vaeva nägema või mis see tee siin õnneni on? Ma ütleks, et kui sa teeksid otsuse ära, mida sa päriselt tahad elus teha, mitte ei tee seda asja, mida ütled, selle eest ma saan vähemalt arved makstud. Et võtta paber ja pliiats, mina ütlen alati kõige vingemad elumuutvat tööriistad on paber ja pliiats. Ja kui sa päriselt kirjutad käega läbi, mitte ei trüki, nagu enamus inimesi ju arvuti ja trükkimine on ju käeline tegevus. Ja ma tean, et paljud ei oska enam kirjutada tänapäeval, aga õpite uuesti ära järsku. Olge head, õppige uuesti ära. Siis kirjutamine paneb sul teistmoodi mõtted liikuma vaata. Ja nüüd sa kirjutadki üles, mida ma päriselt tahan teha. Ja hakka selle suunas tööd tegema, aga sa ei pea nüüd päeva pealt töölt ära tulema, sest inimesed arvavad, kohe ma peaks töölt ära tulema. Ei pea. Kõigepealt otsusta ära, mida sa tahad teha. Siis sa selles heaks ehk õpi neid oskusi juurde, mis sul on vaja. Ja nüüd võid vahetada ametit, mitte vastupidi. Et tulen töölt ära, siis raha pole ja siis olen veel rohkem stressis. Vaata. Et siis võib isegi olla see, et sa muutud täiesti teistsuguseks inimeseks? Ma arvan, et suure tõenäosusega. Olete kuulnud kindlasti inimeste tüüpe ja riskianalüüse ja... Aga mis on selle eelduseks, et tegelikult ju, kui ma täna olen siin õnnetu mehe rollis, eks? Ma ei usu, et sa oled. Ja ma toon hüpoteetilise näite, et ma olen õnnetu mehe rollis, siis milline protsess minust peaks nagu esile kutsuma või tekkima? Ma segan sind korra. Ma küsiks esimese, mille pärast sa õnnetu oled? Väga hea küsimus. Aga kui ma ei teagi, et ma õnnetu olen, et mis ma tahan formuleerida on see, et kuidas või mis protsess peab minust toimuma, et ma jõuaks sinna, et ma tahaks endas midagi muuta ja siis leiaksin näiteks tee sinu juurde, et ma saan aru, et ma võib-olla üksinda ei tule sellega toime, aga see mõttevärgatus, et jõuda sinna, et ma tahan üldse midagi teha. Olete märkanud, et inimesed teevad muutusi vaid siis, kui selg on vastu seina. Või siis, kui tervis hakkab alt vedama. Või siis, kui midagi on juhtunud. Midagi juhtunud olema, et ma ei tea, jäid tööst ilma, nüüd sa otsid omale uue ameti või hakkad ettevõtet tegema või kui tervis on tuksi, sa oled haiglas, siis sa otsustad, et muudad oma terviseharjumusi. Ma soovitaks ennetada seda. Ehk tee eneseanalüüs. Mina ütlen alati selline asi, et zombitest. Nii, see on väga põnev. Zombitest on selline asi, et sa paned kirja omale aasta 2020, 2021, 2022, 2023. Mis su sissetulek oli? Missugune seis suhetes oli, nagu kass ja koer või oli mõnus suhe, missugune su tervis oli, mis su kehakaal oli.
ja nüüd, kui sa vaatad järgmist aastat, mis siis seis oli, midagi pole muutunud, mis siis on, siis tegelikult, kui sa vaatad neid tulemusi, siis sa võid ennustada, mis on 2024 on ja väga hästi, pole vaja mõelda üldse. Ja nüüd sa oledki nagu zombi, sa tegelikult ei ela, sa vegeteerid, sa paned ühest aastast teise ja tegelikult mitte midagi muud ei saavuta. Ja teed samu asju. Ja sa mainisid siin ka inimesed, et kui oluline see õnnelikuks olemisel on need inimesed, kes on sinu kõrval või kes sind iga päev ümbritsevad? Ei, nagu sa vaatad enda ümber olevaid inimesi ja nad on enamasti õnnetud, vihased, kibestunud, siis kujuta ette, et sa paned klaas on valget vett täis ja sa paned sinna ühe värvitilga, mis on musta värvi. Milliseks see vesi läheb? Noh, enam ei ole, jah, just, ta ei ole enam selge. Sa paned veel ühe musta teie. Lõpuks see vesi on täitsa must. Ehk sul olid väga puhtad mõtted. Aga kui sinu ümber on need negatiivsed inimesed, kes iga päev panevad ühe tilga seda negatiivsust sinule, lõpuks sa oled samasugune nagu nemad, sest sul on ebamugav olla nendega koos, kui sa ei ole nende sarnane. Tõsi. Okay, aga siin on üks võimalus on siis nendest inimestest eemalduda, nendega suhtlemine lõpetada, aga kas on veel mingeid võimalusi, kuidas sellega toime tulla? Ma ütleks niimoodi, et välismaailm on sisemaailma peegeldus. Väga hea. Nii, järelikult sinu sees, kas sul endal sees on selgus olemas, mida sa tahad elus? Ja kui sul ei ole selgust, siis sa jäädki hängima ringi nende inimeste, kes tegelikult sind ei vii elus edasi. Ja mina ütlen ka sellist asja omal, kes tuleb mul coachingusse ja koolitustel, võta paber ja pliiats. Kirjuta üles 5 inimest, kellega sa nädala jooksul kõige rohkem suhtled. Ja nüüd küsi enda käest ainult üks küsimus. Kas sa tahad, et sinu lapsed oleks nende sarnased? See on küll väga huvitav. Jaa, see on huvitav vaatenurk, et seda ma olen ju kuulnud ja ilmselt kõik oleme kuulnud, kuidas, et kui sa oled mõelnud, et kas sa tahaksid olla see mees, kellega sinu tütar nagu elama hakkab, et sealt siis näed muutuseid, mida sa peaksid endas ellu viima, et sa tahaksid olla selle vääriline, keda sa tahaksid näha oma lapse kaaslasena. Et aga jah, see niipidi ma ei ole nagu kunagi sellele lähenenud. Ja kui sa vastus on, et sa ei tahaks, et sinu lapsed oleks nende sarnased õnnetud, rahulolematud, siis ilmselgelt oleks aeg muuta seda keskkonda, kellega sa suhtled. Mitte paha pärast. Aga keskkonna muutus on ikkagi suur tegevus ja see ju nõuab, see keskkond ei olegi võib-olla ju mitte teadlikult elades, sa ei ole ju neid valinud. Need on nagu kuidagi sulle haakunud külge ja sul on nagu iseenesest, see kannab sind nagu mingi aja. Et sul on hea nendega olla. Sest sa oled samal sagedusel. See on nagu, sa tõmbad ligi seda, mida sa ise oled. Goethe juba ütles, et sa ei saa seda, mida sa tahad, sa saad seda, mida sa oled. Järelikult, kui sa oled ise vabandusväljens kehv inimene ja vinguviiul, siis sa ei saa ju tõmmata ligi positiivseid, toredaid äriinimesi. Sa tõmbad vinguviiuleid ligi. Vinguviiuli magnet. Ja mõni ütleb, et ta, vabandust nüüd eetri nagu siis vulgaarsuse eest, et ta ütleb, et sa oled SO magnet, siis ta ju ütleb, räägib tõtt. Sest kui ta kogu aeg mõtleb selle peale, et ta on SO magnet, siis ta ju kogu aeg tõmbab ligi järjest rohkem SO magnet. Ja kui ma SO magnet olen, siis mul seda näiteks sinu käest on väga ebamugav kuulata. Sa ütled mulle, et ma olen SO magnet ja ma kohe nagu ärritun sisemisi. Muidugi ärritud. Keegi julges sulle tõtt öelda. Sest see hakkab liigutama mind kuskilt sisemusest, mul hakkab ebamugav. Ja enamus inimesi ei saa aru isegi, et nad ise tõmbavad omal olukordi ligi, liiklusavari, politsei, ma ei tea, mis iganes. Lennuk jääb hiljaks. Nad ise tõmbavad neid olukordi ligi, sest nad mõtlevad nende peale. Niikuinii jääb hiljaks, niikuinii ma saan mitte kuskil pole parkida. Et siis ühesõnaga, et need, kes me oleme, on meie igapäevaste käitumis- ja mõtlemismustrite summa siis? Absoluutselt, iga inimene on oma mõtete kogusumma. Ehk sa muutud selleks, millest sa mõtled päeva jooksul kõige rohkem. Ja kui enamus inimesi tegelikult ju ei mõtle. Henry Ford juba ütles, et mõtlemine on kõige raskem töö maailmas ja seetõttu nii vähesed inimesed seda teevad. Siis me käitume nagu siis automaatselt. Muidugi. Sisse õpitud käitumiste mustrid siis, et kui ma lähen hommikul sõidan autoga tööle, et kui ma nüüd olen siis tavaliselt kell 8 ummikus, sõiman teisi autojuhte, ja kui ma läheks isegi teist teed kaudu tööle, siis ma käituksin täpselt samamoodi, isegi kui seal ei ole võib-olla nii suuri ummikuid, sest et ma olen harjunud niimoodi käituma. Mina ütlen niimoodi, et kas sa mäletad, kui sa oled vahest sõitnud pikemat maad ja siis sa vaatad, et kuidas ma siia jõudsin. Näiteks tulid Pärnusse ja
ja mõtled, kuidas ma siia Pärnusse jõudsin? Oota, kas ma sõitsin tõesti Märjamaalt läbi või? Ma ei mäleta isegi, et ma olen sõitnud. Sest me oleme kas oma mõtetes, räägime kellegiga juttu, räägime telefoniga. Me ei märka mitte midagi. Ja kohale jõuame ometigi. Yeah. Ehk me oleme täielikult autopiloodid peal. Kui inimese käest küsida, mida sa hommikul teed esimese asjana? Aga jälgi homme, mida sa teed? Ja sa teed seda iga jumalama päev. Hommikul, kui sa ärkad, mida sa mõtled kõigepealt? Nõme äratuskell. Või vastupidi, issand, kui äge, ma ärkasin jälle ilma äratuskellata. Mul on jälle üks suurepärane päev ootamas. Nõme, ma pean täna tööle minema, ummikus olema. Ei pea, see on sinu vaba valik. Keegi ju ei sunni sind või on kellelgi pandud see samune asi otsa ette niimoodi ja öelda, et sa pead seda tegema. No aga ma ei saa ju, tööpäev algab kell 9 ja ma lähen ju 8:30 välja ja kõigil algab samal ajal aga sa ju valisid ise selle töö ju. Ma küsin, miks sa käid seal tööl? No aga raha on vaja ju. Aga mis sul veel meeldib? Võt ei teagi. No võtta paber ja pliiats, pane kirja. Polegi aega midagi meeldida, mis siin meeldida. Tuled töölt kell 6, siis on lapsed, siis on õhtusöök ja siis on juba õhtuid. Sul ei ole eesmärki, ei ole ihaldust. Ilma kindla eesmärgita muutub inimesed kummaliselt lojaalseks oma igapäevastele toimetustele ja lõpuks on nende poolt orjastatud. Just. Hommikul tööle, siis lapsed, siis väike õlu, väike vein, väike rumm, väike viin, mis iganes see on. Nüüd ma olen nii väsinud, ma lähen magama. Ja hommikul kordub kõik uuesti. Aga mis see väike rumme viin, kas see on siis mingi siuke premeerimine või kuidas? Ma arvan pigem harjumus. Harjumus. Samamoodi sisse õpitud muster. See on nagu kohvi joomine, see pole midagi, see pole ju vajaduspõhine, et kui ma kohvi ei joo, siis ma suren ära. Ei sure ju. Ei sure midagi. Aga see on harjumus. See on nagu seltskonna tegevus. Vanasti oli suitsunurgad. Ma ei tea, kas need enam on, aga nüüd on võib-olla kohvinurgad siis. Ja mäletan, olen isegi olnud suitsunurgas. See on osa kuuluvusest jällegi. Mina mõtlesin ka, et suitsunurgas tehakse kõik tehingud, ma lähen ka siis suitsunurga ja läksin ühe korra, tegin niimoodi, issa, mul hakkas silmast vett jooksma, läksin minema, minu poolest jäägu need tehingud tegemata, aga sinna ma ka ei lähe. Just. Ja mul on Joel tõi korra raha teema välja, et küsin Karmo käest kohe, kas raha teeb õnnelikuks? Ma ei tea, kas raha teeb õnnelikuks, rahat olema teeb õnnetuks kindlasti. Et kui sul on raha, siis leitakse sinus alati midagi head olevat. Ei, ma ei usu isegi see, pigem on see raha on õnnelikkuse kõrvaltoode. Ehk kui ma olen õnnelik, siis raha saab minu juurde tulla, sest see on kõrge sagedus õnnelikkus. Kui me teame, siis maailm töötab, ma ei tea, võib-olla kõik ei tea, võib-olla ei tea, raha on ka sagedus. Raha ei ole mitte midagi, ta on sagedus. Ja kui sa suhtud rahasse, kujuta ette, et sa ütled raha kohta, raha pole mulle oluline. Raha ei ole kõik elus. Mine koju ja ütle oma naisele, sa pole mulle oluline. Sa ei ole kõik minu jaoks elus. Siis võib oma 7 asja võtta ja välja kolida. Aga niimoodi inimesed räägivad ju endale. Ja see on väga huvitav võrdlus, sa ütled rahale, et see pole minu jaoks oluline. Ja see imest, et sul ei ole raha. Mitte, et raha minu kinnis ei tee, sest tegelikult me raha teenime läbi väärtuse pakkumise. Just. Me loome väärtust, me käime tööl, me loome väärtust ettevõttele, ettevõttel läheb hästi, me saame ettevõtjana maksta inimestele raha. Inimene tuleb tööle, ta ei paku mitte mingit väärtust, järelikult ettevõttel ei ole raha ja ta ei saa maksta palka korralikult. Absoluutselt. Ehk tegelikult, kui sa lähed tööle, sa peaksid küsima, millist väärtust saan ma täna luua ettevõtte ja oma klientide jaoks. Ja kui sa iga päev lähed sellise suhtumisega, ettevõttel läheb hästi, tööandja märkab, et kuramus, vabandust väljendusest, see mees on või naine on muutnud oma suhtumist, on ju. Ja ma tahangi talle maksta rohkem, sest ta teeb nii head tööd. Ja siin on oluline, et siis tööandjad ära märkaksid selliseid inimesi enda ümber. Ja mitte kõik tööandjad ei märka seda, et see on ka kurb, aga mis me teha saame? Siis kuna me oleme nii head, siis keegi teine märkab meid ikka, sest me teeme nii head tööd. Just. Sest kui sina restorani omanikuna ja sa näed teenendajat, kes on ülihea, ta meeldib sulle selles mõttes, et ta on professionaalne. Ja sa tead, et sul on ettevõttes keegi, kes ei fänne seda tööd nii hästi. Ja teed talle ettepanek, kuule, kas sa tahaksid mulle tööle tulla? Sest sa tegid nii head tööd sulle. Tegelikult, kusjuures me olemegi isegi, ma olen võtnud endale restorani tööle tegelikult inimese, kes tuli mulle kohvi müüma. Ja ta müüs seda kohvi, ta oli ise hea inimene, tema suhtumine sobis mulle
ja pakkusingi talle võimalust, et kas ei tahaks äkki ettekandja ametit üldse proovida, sest et ma nägin temas midagi sellist võib-olla, mida ta ise polnud endas nagu tähele pannud. Ja temast sai väga hea teenindaja, kui talle oskused juurde panna. Selle, minu jaoks vähemalt on see, et on oluline see, kes on olemas, et siis kuidas me saame... Minu mentor ütles alati, et palka inimese hoiaku järgi ja vallandada siis oskuste järgi. Sest hoiakut on raske inimesele õpetada, oskusi on lihtne õpetada. Just. Ja kui inimesel on oskused olemas, aga vale hoiak on, ta on ülbe, käitub jobuna, miks sa teed hoiad oma ettevõttes? Just. Ta rikub kogu selle kollektiivi ära. Et kui inimene ise endaga hästi läbi ei saa, siis on ka teistel temaga raske. Ilmselgelt. Mina küsin alati, et kui sa kohtaksid endasugust inimest, kas sa meeldiksid endale? Ja kui sa ei meeldi endale, siis miks sa peaksid teistele meeldima? Just. Ega peegli teema jälle. Absoluutselt. Mirror, kes on kõige kaunim maa peal. Ja siit võtaks kohe selle üles, et kui loodetavasti siis ülemus märkab, eks, aga see ongi ülemuse tee käia, et sel hetkel, kui sina lähed ja näed seda väga head teenindajat ja teed talle pakkumise, siis tegelikult sõltub kõik sellest ülemusest, kuidas ta nagu kohtleb oma töötajaid, kas see töötaja jääb lojaalseks, ütleb, mul on väga hästi, aitäh pakkumise eest ja lõpetab viisakalt selle vestluse või järgmine hetk on ta sinu ukse taga, ütleb, et kuule, ma tulen. Ei no aga see on see sama Richard Bransoni ütlus, et koolita oma töötajaid nii hästi, et nad võiksid iga päev lahkuda ja alustada oma ettevõtet. Ja loo nii hea keskkond, et nad ei tahaks kunagi lahkuda. Just. Aga meie ettevõtjad, väljendusest ettevõtjad, te väga palju ei näe vaeva, et koolitada oma töötajaid, siis ärge imestage, et teie kaadri voolavus on suur. Just. Et siin 22. aastal peale Covidit olin mina positsioonist, kus ma siis alustasin uuesti hotelli käivitamist nullist. Ja mis nagu see müra ümberkaudne selles sektoris oli, et tööjõudu ei ole, eks. Et töötajaid ei ole kuskilt võtta, siis minu arusaam sellest, mida mina nagu kuulsin enda sees, on see, et tegelikult meil ei ole võtta 5 ja 6 euroseid töötajaid, kes teeksid väga hästi kvaliteetselt ja vääriliselt seda täidaksid neid oma positsioone. Neid töötajaid meil tõesti ei ole. Ja neid töötajaid ei ole meil ei täna, eile, homme, neid ei hakkagi olema. Selles mõttes, et neid võib vahepeal tulla ja selle kaadri voolavusega lihtsalt nagu kurnatakse seda protsessi, aga neid ei tule. Mina täna hommikul just panin Facebooki postituse, et kallid ettevõtjad, et kui sa saad sellest püandist aru, sa ei ehita ettevõtet, sa ehitad inimesi. Ja just. Inimesed ehitavad ettevõtet. Just, et sa ei suuda üksi teha kõike. Kujuta ette nüüd hotellis, sa peaksid koristama, köögis pesema ja ma ei tea, mida veel tegema. Yeah. Sa ei jõua, sa ei saa ühtegi inimest teenindada. Yeah. Aga kui sa tahad sinna selle 5 eurost inimest, siis sa saad enamasti 5 eurost teenindust. Just. Eks sa ei saagi mitte midagi, sest ta võib-olla isegi ei oska koristada. Ja andke mulle andeks, aga kui ma käin hotellides ja ma näen 5 tärni hotellid, 4 tärni hotellid ka Eestis, kus diivani või voodi alla on mul banaanikoored, siis mul tekib kange tahtmine küsida, et kas see on ikka seda tärni väärt, on ja? Just. Ja sa võtad selle juhatusega inimest ühendust, siis nad tulevad, oi, vabandame, anname teile kõrgema, mõtlesin, kas see on parem või? Et lähme vaatame koos üle. Ja siis tavaliselt kutsutakse koristaja, kes hakkab koristama. Just. Ja siis ta tõmbab ühe mopiga terve 60 ruutmeetrise pinna ära. Kuidas see võimalik on? Järelikult ta ei oska ju koristada. Just. Te peate õpetama oma koristajaid, oma klienditeenendajaid, te peate investeerima raha. Et kui sa tahad ettevõtet luua, sa pead investeerima raha. Ja mitte ainult ise endas, et ostan omal Porsche, Ferrarid ja muud asjad on ja ma investeerin oma töötajatesse, et ma tulevikus saaksin selle Porsche võib-olla. Yeah. Mitte, et ma esimese kasumi eest ostan omal Porsche ja siis ütlen töötajate raha ei ole. No. Jah, just, et see aasta küll jõulupreemiat maksta ei saa. Jõulupreemiat ei saa, mul oli Porsche ost. Ja teiseks, ma tahtsin veel selle McLareniga sõitma minna, see maksis 15 000 ja ei saanud kasumit. Ja ma ütlen klienditeeninduses minu arust ka, et mitte see klienditeenindus hea oleks, et me mitte ei pea siis inimestes tekitama ainult tänutunnet, vaid positiivses mõttes paneme neid imestama. Et üks tuttav mulle ka kunagi ütles, et klienditeeninduses klient peaks kas siis restoranist või kuskil mujal, kus siis head klienditeenindust pakutakse, peaks lahkuma sellise tundega, nagu ta oleks Oscari võitnud. Tead, ma oleks juba õnnelik selle üle, kui nad pakuksid head teenindust. Üllatusmoment on lausa ime juba Eestis. Nii et
sina oled palju ringi reisinud ja viibinud ja olnud Ameerikas palju, et noh, Ameerika teatavasti on maa, kust nagu kõik head asjad, mis puudutavad müüki, turundust, kõike selle alguse saavad. Et kas sa tood meile mõned näited, et kuidas sina oled saanud Ameerikas teeninduskogemusi võrreldes siis nagu Eestit paralleelis? No ma toon paralleeli Eestiga, tuleb teenindaja, viskab sulle menüü ette restoranis. No aga menüü tuleb ju lauda tuua. Ja siis küsi, tahaks jooke ka. Ma tulen varsti. Siis sa näed, ta läheb leti taha vaatama on mobiiltelefoni, mis seal toimub. Ma arvan, et see on üks drastiline näite, et siis järgmine hetk ta toob oma joogid. Siis ma tahaks nüüd tellida ka. Ma tulen varsti. Ma ütlesin, et kui sa ei taha, ega ma võin ära ka minna, ega ma ei pea siin olema. Ehk mina ütlen, et ära tee tööd, kui sa ei armasta seda. Absoluutselt, väga õige. Sest kui sa armastad seda klienditeenist, sa pead armastama inimesi. Sa pead armastama seda sektorit, kus sa oled ja kui sa seda ei armasta, siis mine ära. Sest sa võid teenida väga-väga palju jootraha. Ja teine ütleb, et ei saa. Ma ütlesin, et saab ikka. Mina võin ka, ma võin paaris väga hea meelega maksta kaardiga, aga tippi ma jätan alati sularahas. Ta tegelikult raiskab üks oma aega, et võib-olla ta peaks keskenduma muudele asjadele ja selles vallas ennast arendama. Just. Kas on kõige ehedam näide, sa lähed kuskile restorani ja siin mäletatakse 4 päeva hiljem, kui sa lähed samasse restorani tagasi ja sa käivad 1000 inimesed päevas läbi. Kuidas see võimalik on? Ja vabandage nüüd Pärnu eest, aga seal kõik peaksid tundma kõiki ja nad ei suuda meenutada, kes ma olen või millal ma seal käisin. Aga võib-olla siis sihukestele teenindajatele, kes või nendele, kes ei ole leidnud oma õige selle, et kuidas sa, Karmo, räägid ka sellest, et kuidas nii-öelda seda mõttemaailma muutes kohe võib nagu rikkamaks saada. Et võib-olla mõni hea näpunäide või me jõuamegi sinna tagasi, et kõigepealt vaata, mis sulle siis meeldib teha, et see sama paber ja pliiats. Kui sulle meeldib maalida, hakka maalima, meeldib kududa, hakka kuduma, kõigest saab teha sissetulekuallika. Sul meeldib langevarju hüpata, palun väga hakka organiseerima langevarju hüpped üle maailma, keegi ei keela. Sulle meeldib, ma ei tea, reisida, palun väga, vanasti olid olemas sellised asjad nagu proovireisijad. Hotelliketid maksid, et sa käisid erinevates kettides, erinevates hotellid andsid oma hinnangud. Ma arvan, et on siiamaani olemas toidukriitikud täitsa samamoodi olemas, sulle meeldib süüa. Palun väga! Et kui sa tunned, et sulle meeldib väga muru niita, siis mine niida naabrimehel muru ära, küsi sellest raha ja nii edasi ja edasi. Absoluutselt. Et ja aasta pärast võib sul siis olla üldse haldusettevõte, eks ole, kes siis pakub ja kui sa ei taha seda haldusettevõtet ja sul meeldibki seda muru niita, niita! Sa teenid selle raha ikkagi, et ära elada ilusasti. Nüüd sa teenid selle raha, okei, ma ei taha seda suurt firmat, ma investeerin selle kuskil aktsiatesse, osakutesse, krüptosse, vahet ei ole kuhu. Ma panen midagi kõrval iga kuu ja natuke investeerin. Aga oled sa sellega nõus, et meie ühiskond täna on ikkagi väga positsioonipõhine? Ehk mis tähendab seda, et mingitel ametikohtadel ei taheta olla. Ehk see ei ole sellist ametiuhkust, et kui sa oled näiteks 50, kui ma lähen Saksamaale, hommikusöögi teenindajad on 5-60 aastad. Muidugi. Meil ei näe kedagi üle 18, pigem on seal 14 kuni 18. No 14 ei saa olla, sellepärast, et ta ei tohi alkoholi serveerida, aga no hea küll. Hommikusöögis seal on ka ikka 5 tärni hotellis on juba alkohol mängus, nii et ei saa ikka seal olla. Aga ma arvan, et see on jälle selline kuvand, mis on tekkinud, et Eestis nagu, et restoranis töötamine on selline ajutine töö, mida ma teen vahepeal siis, kui mul ei ole midagi. Aga samas, kui ma teen seda tööd hästi, saan oma põhipalga, mis iganes see sealt on, ja teenin sealt 2-3 korda rohkem tippi, tegelikult sa elad väga hästi ära, sa saad oma 4-5 tuhat eurot kuus. Sa elad jumalast hästi ära. Aga selleks, et seda 4-5 tuhat teenida, sa pead andma väga head teenindust. Just. Sa pead looma sellist väärtust, et inimesed tahaksid anda. Just. Me oleme küll istunud ka restoranis, ma ütlen sõpradele ka, et tipp või pill. Mis mõttes? Või arve on 600, mõtlesin, et siis on sul kahju või? Ei ole. Siis ongi just õige koht seda jootraha sinna panna. Mitte mõelda, et mina olen selle mõtteviisiga küll, et lõunasöök on selline nii-öelda tarbetoidukord justkui ja et siis seal nagu ei jätaks, aga ometigi ma jätan ka siis, kui ma olen lõunal, sest et aga kui on hea teenindus, sõbralik teenindus, ma alati jätan. Aga kui ta lihtsalt ongi see kandikutooja või kuidas sa ütlesid ennem see, mis igast taldrikad siis discgolfar. Jah, discgolfar. Mis ma siis annan siis talle? Jah.
aga mis, Karmo, sinul oli see, kus sul see nõks läbi käis, et sa said aru, et nüüd sina pead oma elu muutma või kes on, et sinust on saanud täna see, kes sa oled, et kus, mis oli see indikaator või? Kuidas sa tundsid üldse, et sa pead muutuse tegema? Tead, kui sa, no seda nimetatakse ju keskaja kriisiks, teate küll. Et me võime siin avalikult rääkida, et sul on keskaja kriis, nüüd sa hakkad rääkima, et on midagi muud vaja, kes ostab omale uhkeid autosid, kes vahetab naisi, no kes mootorratta, tegelikult ei ole olemas sellist asja, keskaja kriis on väärtushinnangute ümberhindamine. Ehk ma saan aru, et ma olen eluaeg teinud ühte sama asja. See ei võimalda mulle seda elu, mida ma tahan. Ja nüüd ma hakkan midagi muud tegema. Sest ma võin käia palgatööl elu lõpuni. Aga see ongi küsimus, kas ma tahan hommikul kella 8-st, ma ei tea, 5-ni või 9-st 5-ni või mis iganes kellaaeg käia, kas ma tahan seda, Sa tundsid, et see palgatöö ei ole see ei ole minu rada. Ma tean, et ma suudan palju lühema ajaga palju rohkem teenida. Sest ma olin müügitöös ja ma suutsin põhimõtteliselt pool päeva tööd tehes müüa rohkem kui teised terve päevaga. Siis minu jaoks muutus mõttetuks istumine lihtsalt niisama. Ja inimesed ei saa aru, vabandust väljendusest, enamus inimesi istuvad oma aega surnuks tööl. Absoluutselt. On ta siis poliitikas või on ta siis erasektoris vahet ei ole. Nad istuvad oma aega surnuks. Nad ei suuda ise mõelda, nad ei tahagi ise mõelda. Oota, mida sa mulle ütlesid, mida ma pean tegema? Halloo, see on restoran, sa pead koristama, sa pead kliente teenendama. Vaata, mis sa saad teha, et parem oleks näeks välja. Just. Mitte ei istu, nii kui vaba aeg on, lähen telefoni. Vaata, mida sõbrad Facebookis teevad. Et ootab, et keegi nagu tooks midagi. Aga sa ei toonud mulle külalisi. Keda ma siis teenendama pean? Jah, ma ju seisan siin iga päev ju. Ma iga päev olen kohal ja sa ei tee midagi. Ma toon näite oma elust, kunagi olin automüügis. Siis kõik istusid salongis, ootasid, et järku ülemused teevad ikkagi kampaaniad, firma teeb kampaaniad, siis tulevad inimesed salongi. Mina polnud mitte midagi teadnud automüügist, ma lihtsalt fännasin automarki. Kuulge, et kas meil on mingi andmebaas, millal keegi ostnud on auto? Peaks olema just. On küll, arvutis on, keegi ei näitanud mitte midagi, siis ma hakkasin ise otsima, kus see siis on. Leidsin lõpuks, vaatasin, telefoninumbrid ka. Hakkasin helistama, kuule, tere, mina siin Karmo, sellest firmast on ja te olete ostnud auto 3 aastat tagasi, olete mõelnud, kuidas teile meeldib see auto. Sa oled esimene inimene 3 aasta jooksul, kes mulle helistab. Mõtlesin, kuidas teile meeldib? Ei see ei meeldib. Mul auto väga meeldis, aga teenenduse poole see nagu ei meeldinud, kuidas suhtuti minusse. Ma vahetasin juba välja, võtsin omale Audi näiteks või midagi. Okei, helistan järgmisele, et kuidas teil on ja siis ütles, et meil tuli uus mudel välja ja kas te tahaksid seda proovisõitu teha? Proovisõitu. No, miks mitte? Ma ei ootanud, millal keegi tuleb kandikuga või inimene astub ise uksest sisse. Et ma ennetasin, ma hakkasin ise sellega tegelema. Selle hetkel võib-olla inimene ei teadnud, et teil seda autot vaja üldse on. Nii kaua, kui sina selle info temani viisid. Sellega ma olen väga õhel nõul, et ma olen ka külastanud autosalonge ja seal ma tunnen ennast ebamugavalt. Andke mulle automüüjad andeks, aga te ei müü autosid. Te olete rohkem faktirääkijad. Jah, et emotsiooni ma sealt kätte ei saa. Kui ma lähen sinna autosalongi vaatama, siis ma tunnetan seda, et siis on seal ees alati tavaliselt keegi sekretär või keegi neiu, kes on väga ilus ja vaatab sind sellise pilguga, et oled sa ostja või ei ole ostja? Jah, oled sa hindab, see skaneering toimub seal ees ära, siis sa lähed liigud edasi, siis sealt on 2 efekti avaneb, kas avaneb arvuti tagant mees, kes tavaliselt on varuosade ja tehnohoolduse peal, kes siis nagu peidab ennast ära, et jumala eest ära siia vaata, et mul on praegu siin nii palju tööd. Ja teine siis on see müügimees, kes vaatab sind selle esimese skaneeringu järgi, et ilmselt tuli niisama siia aega veetma. Selle puhul mõtlen niimoodi, et kui sa suudad eelarvamust, et vaadata inimesi, siis sa oled õige müügis vaata. Et sa ei hinda selle kesta järgi. Just. Mul oli mitmeid kordi selline juhus, kus inimene tuleb töötunkedes, vanem meeste rahvast töötunkedes. Mõtlesin, millist autot otsite ja mis on ja mis te väärtustate ja kas te tahate automaat, manuaal, siis veel sai manuaal ikkagi. Just. Ja sellist autot, seda asja, mõtlesin, aga siin on selline olemus, et sa tahaksid midagi erilist, et pensionipõlveks omal on ja selline, tahad sa proovi sõituda. Täna ma ei teeks. Ma olen täna töötunkedes, ma tulen homme. Ülemus tuleb.
mis sa raiskad oma aega, see ei osta niikuinii mitte midagi. Just, raiskamine. Ja, järgmine vend tuleb täpselt kokku lepitud ajal, ilusasti kõik briljantselt riides, niimoodi läheb, teeb oma tund aega proovisõitu. Kuule, tee mulle ettevõttele siis arve valmis. Ma võtaks selle auto ära. Aga kas siin võib olla selle müügitöös võib-olla tihti ongi, et inimestel või need, kes seda müügitööd teevad, et neil ei ole usku iseendasse ja ei ole usku võib-olla ka sellesse tootesse, et kui oluline see usk siin võib olla? No ikka väga oluline, sest mina müüsin emotsiooni. Ma alguses tunnistasin kõigile, kes tulid, mõtlesin, ma ei tea autost midagi, tehnilist poolt. Selle jaoks on tehniline lett, lähme küsime. Aga ma tean, et see on fantastiline auto. Kuidas sa tead? Ma ütlesin, ma ise sõidan. Ma oma raha eest ostsin 3 kuud tagasi. Ja sa oled rahul, mõtlesin, absoluutselt. Just. Mine sõida ise ka selle elamuse ja ütle mulle, kas sa oled rahul või ei ole. Ehk sa müüd tegelikult inimesele emotsiooni, sa müüd toodet. Keegi ei taha osta omale, ma ei tea, Eesti krooni all miljonist autot. Aga nad ostsid ikka ju. Muidugi. Üks hea nipp müügiinimestele, müügi emotsiooni. Absoluutselt. Kui müügimees saab aru, et ta ei müü toodet, ta müüb emotsiooni, siis ta hakkab rohkem müüma, sest keegi ei taha kitarri osta. Aga enamus inimesed tahab, võib-olla väga paljud tahavad kitarri mängida osata. Just. Ja klimbedada seda vaikselt kodunurgas. Ehk see tekitab mingid emotsiooni. Ja see ongi see, mida me tahame. Ja kui nüüd müügiinimene saabki aru, et tegelikult ka restoranis sa müüd seda emotsiooni, oi tere, et nii tore, et sa tulid siia, et ma toon sulle siin menüü, et kas ma saan sul midagi juua tuua, no ikka saan, muidugi saad ju, me teame, mida me tahame. Ja ta tuleb selle joogiga ja ütleb, kas ta läheb veel aega või ei lähe? No ei lähe. Kas ma võin tuua mingi aiakes või asja, et te saate siin natukene näksida, et siis tuju ka parem. Just. Ikka see inimesele, enamus inimestel meeldib, sa pead selle ära tajuma, kellega, kui familiaarne seda võib ka olla muidugi. Mina teenindajaid koolitades olen öelnud, et sellist hetkest, kui klient ukse sisse astub, siis muretsemine jääb teenindaja hoolde. Klient naudib. Juba sellelt, kuhu minna, kuhu lauda istuda, kes menüü toob, kuhu riidet panna, mida juua, mida süüa, et sellest peab kõik nagu siis teenindaja hoolitsema. Et muretseb kliendi eest ära ja siis ongi, kliendil jääb siis üle ainult nautida. Kui me inimestena ostaksime ainult neid asju, mida meil päriselt vaja on. Siis me ei ostaks mitte midagi. Me ei ostaks praktiliselt midagi, sest et ega meil tegelikult nii väga vaja ei ole ju. Meil ei meeldi, kui meile müüakse, aga meil meeldib osta. Ehk kui me saame sellest aru, et enamus inimesed tegelikult, kui nad on poodi tulnud, nad juba on teinud mingi otsuse, siis enamasti me räägime nad sealt välja. Ma olen pikka aega hotelli alal toimetanud ja hotellitubade müük on samamoodi õhumüük. Ma müün inimesele õhku. Tegelikult seda ma müün inimesele veel nagu kaudset õhku. Selles mõttes, et kui mina müün agendile ja agent müüb seda oma kliendile edasi, siis see õhk on nagu nii hõre seal, et keegi ei saa aru, mida nagu täpselt ostetakse. Aga ometigi ostetakse, et ja baasväärtus on ju uni. Magama peab. Selles mõttes seal ei ole nagu valikut. Aga miks ta peaks magama minu juures? Seal on valikut ja seal on väga suur valik juba. Et mina 10 aastat olin samamoodi müügiinimene ja ma suutsin ka müüa seda emotsiooni ja kui ma lähen nagu enda hotelli juhtima, siis ütlesin inimestele, et kuulge, kas te olete nagu tubades maganud? Olete käinud üldse tubades? Ei ole. Aga kuidas sa siis tead sellele inimesele müüa seda tuba? Ja no meil on nii ilusad toad. Aga mis seal ilusat on? Milline kosmeetika seal toas on? Kas sa tead, kuidas föön tööle käib? No vist ikka tean, föön on föön. Sealt tekibki see vahe. Enne oli just, enne kui me alustasime, oli see jutuks, et kui sa lähed restorani ja küsid, et millist toitu sa soovita, siis töötaja ütleb, et tead, ma ei ole veel proovinud neid. Ma pole siin ise midagi söönud. Just. Siis mõtlesin, et ega mul ei ole vaja ka siis midagi siin süüa. Et kui tema ei söö, järgi peab ikka nii kehv toit olema, mina ka ei söö. ja kui ma olen nagu nii-öelda positsioonil alluvuses tööl olnud ja küsinud näiteks siis selle aegse juhataja käest, et kas me saaksime tubades magada? Ei, issand, tubades küll töötajad ei maga, nalja teed, see on nii kallis ju. Siis minu jaoks tekibki see, võtad oma hinna ja ei ole nii kallis. Et võtad oma hinna, aga mis see annab seda väärtust, see toateenija, kes koristab seda tuba iga päev, ei ole kordagi seal maganud, siis ta puudub absoluutselt nagu terviklik kogemus sellest.
ta võib-olla teab, on ju, ta isegi tegelikult ei tea, mida ta peaks jälgima, nagu sa tõid selle näite, et banaanikoored on voodi all ja siis kutsutakse koristaja, kes koristab sinu silme ees ühe lapiga kõik ära, on ju. Et koolitage oma teenindajaid. ja juhtidele ja ülemustele samamoodi, et teie inimesed saaksid müüa, siis on soovitus, et laske neil tarbida oma toodet, et see ei ole teile mingi lisakulu või kaotus, vaid see on nagu pigem suur võit. See on kõva võit. Just. Kui inimene teab, mida ta müüb seda innuga, vaata. Yeah. Ta teeb seda tööd teise innu kaupa, yeah. Tal on teine energia seal taga, ta teab, mida ta räägib, mitte ta ei arva. Ma arvan, et see on nii. Jah, et see müük on pärast tulemus. Yeah. Ma ei hakka nimetama, aga väga suured ketid ka Eestis, ma otsime kriteerium tavaliselt on 4-5 tärni võiks olla ja siis lähed, et kuule põrandakütte on või põrand on külm. Ma ei tea, kuidas see käib sisse. Kuidas palun sa oled infoletis, sa ei tea, sa võtad mõnu torugõne, et kuidas sa ei tea sellist asja. Ja siis selgub, et kuule, aga meil ei olegi põrandakütet. Kuidas palun? Või siis teine võimalus pannakse niimoodi peale, et sa ei saa seal peale enam astuda. Nagu. Ja, elementaarsed asjad ju. Et ma unustasin põrandakütte sisse lülitada, on ka muidugi vabandus olnud. Jah, täpselt sama on see ju, tuleb ju restorani ärisse, et kui tuleb uus menüü, miks on oluline, et seda tehakse kõigiga koos proovimist. Et kõigil oleks aru saab, mida nad nagu müüvad. Et kõik tegelikult hakkab pihta sellest, et inimesed, kes sul, kui sa käid tööl kuskil või sul on oma ettevõte, palun tee seda, mida sa armastad. Ja kui sulle ei meeldi see, siis lõpeta ära, sest neid maailmas on nii palju võimalusi, mida teha. Absoluutselt. Ja mul, Karmo, sulle üks küsimus, et me siin ennem rääkisime siis võib-olla sellest natuke enda leidmisest ja kuidas siis sellest, kuidas siis aru saada, et mis on see sinu see, mida sina tegema peaksid, et olla õnnelik. Aga kui nüüd sa oled teel sinna enda parema mina suunas ja võib-olla ka siis tee peal toimub äkki mingisugune tagasilöök, et on sul mingid näpunäiteid, kuidas niimoodi püsida seal rajal? Õiged inimesed sinu ümber. Päriselt ka. See keskkond on nii oluline. Mina ütlen alati edu 4 nurgakivi. Esiteks on juhendaja, et sul on keegi, kellega saad arutada neid teemasid, mis sul on ka ettevõtjana. Ma võin ju teada kõike, aga tegelikult sa ei tea kõike, ja sa pead küsima targemate käest. Teiseks on sinu enda mõtteviis. Ehk sinu mõtteviis peab olema suletud kõigele negatiivsele. Sa pead aru saama ise endast. Kuidas sa saad selle mõtteviisi niimoodi negatiivse sulgeda, kui seda tuleb nagu niisama iseenesestki? Aga sa õpid tundma ise ennast. Sa saad aru, kuidas on tekkinud need programmid sinu sisse, mis sul on, miks sa niimoodi mõtled, miks sa niimoodi käitud. Nüüd sa hakkad aru saama, kuidas seda siis muuta, sest mõtted loovad kõik, seal on fakt. On sul mõni hea näpunäide? Muidugi sinu juurde coachingule tulla kindlasti, aga on sul äkki mõni selle kohta ma pärast ütlen sulle ühe nipi. Okay. See ei pea üldse mina olema, aga vali omal juhendaja. 3. samm on keskkond ehk positiivsed inimesed sinu, kes sind inspireerivad ja 4. on tegevus. Et nüüd hakka tegema oma ettevõtet, vahetada töökohta, kui sul on need kriteeriumid täidetud 4 tükki. Ja minu juhendaja ütles väga ilusasti. Efektiivne haridus kombineeritud professionaalse juhendamisega. Pikema perioodi jooksul tõstab sinu teadlikkust ja arusaama maailmast ja aitab sul elada paremat elu. Ehk siis ühesõnaga me elus üksinda jõuame kuskile maani, aga sealt edasi tegelikult meil oleks siis... Aga võtame nüüd ajaloost tagasi natukene, ma ei hakka vanustest rääkima siin, aga kas me õppisime ise potil käima? Ei. Kas me õppisime ise riietama? Ei. Kas me õppisime ise sööma lusika ja kahvliga? Ei. Kas me õppisime ise autoga sõitma? Ei. Aga nüüd me oleme kõik jube kõvad vennad ja oskame kõik teenida oma esimese miljoni ilma juhendajata. Ise seisvad. Palju õnne sulle. Ratsa rikkaks ja kohe. Ja. Et kui sa tahad aega ja raha kokku hoida, kui sa lähed jõusaali, sa tahad oma aega ja raha kokku hoida, kiiremaid tulemusi saada, sa võtad omale juhendaja. Treeneri. Ta teeb sulle programmi, ta käib sinuga võib-olla korra nädalas trennis koos, nüüd ta jälgib sinu arengut, nüüd ta annab sulle tagasisidet, sinu areng on kordades kiirem. Teen ise. Ma olen näinud neid jõusaalis, need teen ise mehi, kes on vigastused, siis nad määrivad oma lobuse salvi, appi ma ei saa teha, siit on vanuse, sealt on. On sul treener ka olnud? Mis treener? Ma olen 10 aastat seda teinud. YouTube'ist vaatasin. Jah, 10 aastat. Mõtlesin, et selle pärast sa oledki vigane.
andke pahandaks. Sellepärast 10 aasta jooksul ongi need tulemused piirdunud nagu ei, sellega, mis sul on. Aga kui mõtle statistika oli kunagi vähemalt, et 5 aasta jooksul lõpetab peaaegu 80% või 90% ettevõtetest, kes alustab, siis põhjus ongi, pole juhendajat, mõtteviis on vale seltskond, kellega suheldakse. Ja nüüd ma võin teha kõige ägedamaid tegevusi, aga kui ma olen valel sagedusel, ma ei tõmba neid õigeid inimesi ligi. Ehk kõik töötab sageduste peal maailm ja kui ma sellest hakkan aru saama, et minu mõtted loovad mulle tunded ja tunne on sagedus ja see tunne tõmbab ligi siis neid politseinikke ja naisi, kes on vihased või mehi, kes on vihased. Või lennukeid, mis jäävad hiljaks. Just. Või siis tõmbab ligi raha, lihtsalt kerget enesetunnet. Just. Et raha ei ole on sagedus. Kui sul ei ole raha, siis palun mine pangaautomaadi juurde. Ma usun, et sul on seal vähemalt 40 eurot olemas. Võta 20 eurot välja, võta veel 20 eurot. Lõika sinna vahele paberitükid, mis on 20 euro sarnased. Pane need sellise suur pakk omal taskusse ja nüüd sa paned selle taskusse ja ütled, et mul on raha taskus. Ja ära mõtle, ei saad, aga see ei ole ju raha. Sa võid mõtlema, mul on raha taskus, mul on küllus. Sest see oli esimene asi, mis Bob ütles mulle kunagi, minu mentor. Pane oma pakk raha taskusse ja see tõmbab alati raha ligi. Väga huvitav. Ja tõmbab jumalast hästi. Nii et peale seda intervjuud me lähen pangaautomaati kohe. Või koopiamasina juurde. Või koopiamasina juurde, ise teadvat. Aga see ongi, et see väljumine sellest samast puuduse teadvusest, eks, et kui sa kogu aeg loodad, issand, mul ei ole raha ja me ju eestlasena ju muretseme kõik. Lapsed muretseme, naise muretseme, mehe pärast muretseb naine kodus on ja töökoht tuleb muretseda. Aga nüüd oleks aeg hakata looma. Ja loomisprotsessi eeldab seda, et ma saan aru iseendast, kes ma olen. Ja me eksisteerime korra 3 tasandil, vaimne, intellektuaalne ja füüsiline. Füüsiline on see, et me näeme üksteist siin. Just. Intellektuaalselt poolt me saame hinnata selle järgi, kuidas keegi räägib, aga vaimselt poolt meist ei näe keegi midagi. Just. Aga see on kõige suurem pool meist ja sellest keegi midagi väga ei räägi, kuskil massmeedia ammugi mitte. Ma loodan, et siin kuulajad pärast ei mõtle, et me oleme hullumajast, vaid ikka päris asjalikud vennad. Ja et vaimne pool on see, kus hakatakse looma. Just. Mõtle, kuidas sa omal kodu ehitasid või omale suvila ostsid või mis iganes. Sa ju kujutasid, et sul oli idee. Pildi, vaimne pool, nüüd sa liikusid tegevusse, palkasid omal inimesed ja lõpuks sa oled oma valmis kodus. Sa lood endale selleks nagu soodsa pinnase nende asjade tekkeks, et hakkad sinna energiat suunama. Just. Ainus asi, mis saab kasvada, on see, millele antakse energiat. Ja kui juba Albert Einstein ütles, et ühte selle hea elu sagedusega, mida sa oma ellu soovid, ja sa ei saa mitte midagi paratada, sa saad selle. Jah, just. Ehk mul ei ole vaja muuta teid, mul on vaja muuta ennast, et ma tõmbaksin ägedaid inimesi ligi. Just. Et aga meie täna omas protsessis, vähemalt mida ma ise olen tajunud, et mingitel eluetappidel, issand, tema käitub nii, miks ta küll nii ei käitu, miks see naine ei võiks normaalne olla? Naine on nõme, mees on nõme, lapsed on veel nõmedam, on koer on loll. Lihtne ja mina olen see kõige targem. Ja üritan kõiki teisi ümber muuta. Et tahe on üks meie kõrgemaid võimeid. Ei pea sa kasutama teiste peal, vaid ise enda peal. Sul on olemas 6 supervõimet. Kujutlusvõime, arutlusvõime, intuitsioon, mälu, tahe ja vaatenurk. Perception on inglise keeles vaatenurk nagu ettekujutus asjadest. Ja kui sa õpid neid kasutama teadlikult, see on, sa õpid kasutama rannet või et midagi haarata, nüüd sa õpid kasutama vaimseid muskleid ja treenid neid iga jumala päev, nii nagu inimesed käivad jõusaalis. Kahjuks seal enamus ei käi, sest me näeme tänavane peale, et nad ei käi seal. Aga sa käid seal ja sa treenid oma vaimseid muskleid, sa treenid oma füüsilisi muskleid. Nüüd sa näed välja fantastiline, sul on fantastiline elu, siis kõik öeldakse, sul oli õnne. Õnnega pole ta lihtsalt on kuldlusikas suus sündinud ja saatus. Jah, saatus. Aga saatus mind ei soosinud. Aga vaadake selline multifilm Vaprake. Olete näinud? Olen vist näinud ja seal on lõpus on jumast teada, ratsutab seal hobusega. Ja ma sain aru, saatus ei ole see, mis on ette määratud, vaid see, mille ma olen otsustanud luua. Väga hästi öeldud. Laste ja multikates on selline kuld sees. Kung Fu Panda 3. Mis see Shi on? Energia, mis voolab kõige elavana ja kõigest elavast läbi. Seal laste ja multikates on kõik sees, aga inimesed vaatavad, see on animatsioon, juba lahe asi, laps vaidab aega. Mina küsin laste käest, kui me multika ära vaatavad, mis selle multika või animatsiooni mõte oli?
ja siis õpetajad koolis ütlevad ka, et noh, poiss on 10 ja teine on juba ikkagi see 18 on ju. Siis 10 kohta juba 8-aastaselt õpetaja ütles, tal on selline sõnavara ja arutlusvõime. No tal on suurepärane eeskuju selleks kindlasti. Just, aga see on täpselt, see on seesama õpetaja, kes õpetas potil käima, see ongi ju eeskuju, sest tema ja vanemad olid meie esimesed juhendajad. Just. Aga nad ei saa meile õpetada midagi sellist, mida nendel pole. Nad ei ole ise enamasti õnnelikud, olete tähele pannud, vanemad inimesed, nad ei ole väga õnnelikud. Nendel ei ole väga palju raha, nende tervis ei ole väga hea. Kuidas nad saavad meile õpetada, kuidas olla terved ja õnnelikud ja rahaga hästi? No minu isa ütles mulle alati, et ära tee minu tegude, vaid tee minu sõnade järgi. Eks? Ja see on mul ka tuttav. Ja siis te lähete perearsti juurde, kes on väga ülekaaluline, ta räägib sulle tervisest. Ma vaatasin talle otsa ühe korra, ütlesin niimoodi, et ma loodan, et ta ei vaata. Et ma ei saa sind küll tõsiselt võtta. Mul oli täpselt sama kogemus oli, et sattusin paar aastat tagasi haiglasse ja oli vaja toitumisnõustajat ja siis tuli toitumisnõustaja, kes oli hästi noor, hästi korpulentne. Ja siis ta rääkis, kuidas tervislikult toituda ja mul oli täpselt sama plokk ees täielikult, kuidas ta saab mulle rääkida või kuidas ma saan uskuda seda infot, mida ma räägin. Me ennem rääkisime raha teemast, vaata. Ära mine naabri käest küsima nõuannet, kui ta ei ole just miljonär. Just. Et siis... Kuidas teenida oma esimest miljonit? Ta mõtleb, kuidas saada hakkama oma elektriarvega. Ja ma tegelikult seda tahtsin ka küsida, et sa rääkisid, et tuleb leida sobiv juhendaja või siis coach. Aga kuidas kindlasti seda valikut on? Et kas siin peaks ka siis lähtuma kuidagi sellest, et vaatama, mis siis coachil juba on nagu... Ma ütleks küll, et esiteks, kui kaua ta on turul olnud? Kas tal on ette näidata kliente, kes tõesti midagi saavutanud? Kas ta ise on elus midagi saavutanud? Kes on tema juhendaja olnud? Neid mina nimetan YouTube'i coach'e on väga palju. Aga ja kas sellel coach'il või mentoril on siis ka mingi süsteem konkreetne olemas? Või ta ongi see õhumüüja? Just. No aga on ju eesti keeles on väga tuntud lause, et need, kes ise ei oska, õpetavad. Absoluutselt. Et ma mõtleks selle peale, et vaadake nende inimeste tausta ikkagi ja uurige, ärge usaldage ka neid raamatupidamise andmeid, sest need ei pruugi alati tõesed olla. Just. Vaid ikkagi nagu ütlegi, et okei, oletame, et ma tahan sinu juurde tulla. Kas oleksid nõus mulle andma 3 inimese telefoninumbri, kes on sul juhendamisega olnud? No, absoluutselt. Ja kui ta ütleb, et siis on juba midagi kahtlast. Mina olengi guru, mis numbreid. Mina ütlen alati inimestele, kui sa tahad sa turvatunnet, et ma võin sulle anda telefoninumbreid, ma võin sulle anda umbes 100 tükki või rohkem, et ise võid helistada, mul on alati oma inimestega nagu kokkuleppe, et kes mul coachingus on, kas on okei, kui ma jagan numbrid, kui keegi tahab mingit tagasisidet, absoluutselt, ja helistage, rääkige oma vahel. Ja ma ei ütle, et ma õpetan nagu, kuidas kiiresti rikastuda, ma õpetan, kuidas muuta mõttemustreid, nii et raha saaks sinu juurde päriselt tulla. Ehk meil on raha uskumused on nii suured, vaata. Raha on raske töö tulemus, raha ei kasva puu otsas ja nii edasi. Kõik on raskusega seotud. Kõik, mis meie vanemate ajastust tuleb, on nagu suures plaanis on, see on sama, on ju muretsen, kõik on raske, ega siis elu ei peagi kerge olema. Just. On nagu üks rikkad on pahad, öeldakse. Ja, just, rikkad on pahad. Vaadake laste multikaid, vaadake filme, rikkad on pahad, need on kurjemad kõik. Ega see suur raha mingit õnne ei too. Mina ütlen niimoodi, et vaata, kui raha on tulnud, ütleme, ala lotovõidu kaudu, siis sa ei ole inimesena arenenud ja sa kaotad suure tõenäosusega seda raha väga kiiresti. Aga enamus lotomiljonäridest ju lõpetavad ju samas kohas, kus nad olid. Ja nüüd ongi, et aga kui ma inimesena arenen ja kasvan ja saavutan tulemusi, siis ma ei lähe tagasi sinna, kus ma olin. Sest sa õpid teekonnal ju hindama väärtusi. Ja kui sa oled kuhugi juba jõudnud, siis sa oled maistnud seda mõnusat, seda saanud selle natuke siis edumaitset või natuke tunda ja sa ei ole enam nõus minema sinna. Ja üliedukad inimesed on väga lahkelt andma nõus infot välja. Üliedukad. Need, kes alles nagu on sellel teekonnal on nagu, ta on mõju konkurent. Mul ei ole konkurente. Siis küsitakse, kuidas ei ole, sul on vaatapalli coach, ma mõtlesin, meie energiad on kõigile erinevad. Just. Ma tõmban ligi seda inimest, kellega mina harmoneerun, selle sagedusel olen. Ja igal inimesel ongi neid, vaadake palju automarke või hambapastased. Kõik oleks siis konkurendid ja oleks ainult üks auto ju. Aga kas ütleme alustajale, coachile võiks ka olla just see, et seda muretsemist või seda, et kuidas nagu pihta hakata selle coachinguga, et pigem ongi see, et ole oma enda parim versioon ja siis uskuda seda, et tõmbad enda energiaga siis endale sobivaid inimesi ligi.
aga kõik tõmbavad ju, kui me võtame 2 restorani kõrvuti, on ju, ühes on rahvast, teises ei ole rahvast. Muud ei ole energia vahe, on ju. Nad on mõlemad üli fancy-pantsid, on ju. Ühes on, teises ei ole. See on omanik enda energia. Omaniku ja juhi energia. Just. See ei ole mitte midagi muud. Nii et tegelikult elu on lihtne. Sinna me tahtsimegi jõuda. elu peabki olema lihtne, kerge ja nauditav, et see ei tähenda seda, et võit ulatatakse teile kätte, et kui sportlasele anda kuldmedal, kas ta siis käiks trennis? Kas ta pingutaks rohkemate tulemusteni? Nüüd me toomegi paralleeli siia seda tippspordiga. Need, kes tulevad olümpiavõitjateks ja maailmameistriteks ja need on tegelikult võib-olla aastaid, kümneid aastaid teinud trenni, jalgpallurid, kes saavad väga palju raha. Mina ütlen alati, staadionil on erinevad tüüpi inimesed, ühed on need, kes maksavad selle eest, et staadionil olla ja teistele makstakse, et staadionil olla. Just. Küsimus on, kus sa tahad olla. Ja kumba rohkem on. Just. Massi on rohkem. Ja, miks on jalgpallur nii jõukas, sellepärast, et 100 000 inimesed tahavad emotsiooni. Just. Kes see tahab, kuule, et sa oled tippjalgpallur, ma tahaks 100 miljonit anda. Ei taha ju. Absoluutselt. Nad tahavad seda, et inimesed näeksid seda emotsiooni ja nii, mina ütlen alati, et me võime ju võtta, et kas see jalgpallur või see vormelipiloot on nüüd väärt seda raha. Ilmselgelt ta on ju, ta pakub ju väärtust, ta pakub emotsiooni rahvale. Just. Nad on nõus maksma raha välja. Ta pakub eeskuju noortele, täiskasvanutele, ma tahaks ka olla niisuguses autoroolis, et ma ostsin juba Ferrari endale, näed, et ta ka sõidab sellega. Nii et vaimse poole arendamine on samasugune muskli arendamine nagu siis absoluutselt. Ja veel olulisem. Olulisem isegi kohati, mõtleks selle peale. Ja sellega peaks, ma saan aru ka siis tegelema, ütleme, et kui trenniga, jõusaali trenniga, et sa pead tegelema, siis võib-olla on mingi kindel intervall. Ma ei tohi seda valjust öelda, on ju. Iga päev. Nii, kes nüüd kuulis? Iga päev, aga kuidas ma siis... Mida sa välja lobisid? Füüsilises, kui ma iga päev teen, ma ei taastu ära ja vaimsega taastun ära või? Tead, mina ütlen niimoodi, kas sa hamba pesemisega väsid ära? Ei väsi. Aga kui sa jätad hambad pesemata 2 päeva? No ikka päris ebameeldiv on olla. Ja kui sa jätad oma mõtted korrastamata, siis tekib väga palju negatiivset energiat jälle sinu ümber. Aha. Ehk tegelikult loomulikult mõni päev sa teed rohkem, aga see ei tähenda, et ma iga päev teen tundide 5. Kui ma teen kas või 30 minutit päevas, see on täiesti okei, et see areng saaks toimuda. Ja sa võtad selleks siis aja? Jah, muidugi. Täna hommikul kell 6 hommikul oli mul juba coachingu kõne, kus olid inimesed kell 6 hommikul, kuni kella 3:07, õppimine, analüüs. Ja sa ise ju õpid samamoodi selles coachingu protsessis kogu aeg. Muidugi. Kell 10:30 olin juba Tallinnas, järgmine coachingu sessioon on ja õhtul kell 7 on järgmine, et ma pakun väärtust inimestele, need on kõik samad inimesed, kes minuga ongi coachingus juba koos, et me saame kokku, arutame, teeme ja siis meil tuleb veel coachingu kohtumine kuu lõpus juba ja see on nagu pidev protsess, vaata. Ja kui sa selle protsessi käigus muutud ise paremaks, sealt tuleb jälle ka seda positiivset energiat juurde, sa hakkad juba ise ennast nautima lõpuks, et... Kõige suurem väärtus ongi see enese areng, aga ma ei pea silmas seda, et ma kogu aeg loen, aga ma pean rakendama ka. Ma alati rõhutan, nüüd, kui sa vaatad, sa pead seda rakendama. Ei piisa, et sa vaatad neid podcast'e iga jumalane nädal või iga kuu või. Just, sa loed raamatuid iga jumalane päev tundide 5, aga sa ei rakenda midagi, sest ma olen näinud inimesi, kes ma küsin, et kaua sa oled enesearengu teinud? 5 aastat, mõtlesin, kuidas muutused on? Ei ole väga suuri muutusi. Siis mina ütlen, need on enesearengu narkomanid. Seda sõna ei tohtinud kasutada. Et inimesed, kes näiteks inimesed, kes õpivad ühe kõrghariduse järel teise, 3., 4. ja nad on kodus ikka istuvad töötult, ütlevad, et ma olen liiga hea, et sinna tööle minna. Nendel on see visiitkaart, kus ei mahu peale vaata enam. Aga nad on ikka töötud ja lõpuks kodutud. Ja ühiskond on süüdi. Jah, sest aga mina ütlen, et kui sa tahad midagi ära õppida, tahad restorani pidama õppida, ma tulen koputan sul ukse peale, ütlen, kuule, sul läheb restorani hästi või? Jaa. Kas oleksid nõus oma teadmisi jagama? Kui sa oled nüüd amatud inimesi, siis ütled, muidugi, issa mul on hea meel, kui tuleb uusi ägedaid asju. Kui sa kitsarina, siis ei, konkurentidele ma küll midagi ei õpeta. Jah, läheb ja võtab minu turu ära.
keegi ei saa kellegi turgu võtta. Ja ei, pigem vastupidi jah, et ja siis ütleme teenindajatele teadmiste jagamisega ka, et ta võib-olla aasta, 2-3 pärast läheb kuhugi mujale, aga vähemalt mina tean, et mina olen oma panuse Eesti restoranimaastikul andnud, et ja see on ju võit, et ma olen ka kokku põrganud tihtipeale sellega, et oi, me võtame jälle, koolitame, raiskame selle raha ja energia ja siis ta läheb minema. Ma ütlesin, et jah, et aga ta lähebki minema, aga ma tean, et ta läheb teise kohta ja ta pakub seal head teenindust ja mul on endal kliendina sinna minna hea. Aga nüüd jõuame sinna Richard Bransoni juurde. Just. Loo siis nii hea keskkond, et ta ei taha ära minna. Vabandust väljas, aga et vaata ise endale näkku. Jälle seda klassikuid siis tehes samu tegevusi ja koheldes töötajaid samamoodi. Lootes teistsuguseid tulemusi on definitsioon idiootsusele. Just. Jah, Einsteini hullumeelsusteooria. Just. Palju õnnele. Teen kogu aeg ühtemoodi ja kurat, no ei saa teistsugust tulemust. No. Nii et kallid kesed, kui te seda vaatate, siis arvestage, et muutused saavad alguse sinust. Ei saa alguse sinu tööandjast, ei saa alguse sinu töötajatest, sinust. Ma olen nüüd selline eriti karm mees, vaata. Aadressist, kus sa töötad ka, ei saa algust. Ei midagi. Saa. Just, nii et jah, rakendagem teadmiseid. Saavutagem tulemusi ja muutke läbi selle oma elu paremaks. Just. Ma arvan, et need on kuldsed sõnad, millega me võime võtta tänase vestluse kokku. Sobib. Aitäh, Karmo, et sa leidsid aega. Aitäh, vaatajad. Vaadake meie podcasti ära, aga ärge jääge istuma ja kuulama, vaid minge kindlasti õue ja praktiseerige. Rakendage oma uusi teadmisi. Just, ja siis kui soovite coachi, siis Karmo Kivi. Ja minul saab täitsa vabalt broneerida omale 30-minutised tasuta konsultatsiooni. Eeltingimus on see, et sa ikkagi tahad ka midagi elus ja tahad mingit selgust saada, mitte lihtsalt, et vaatame, mis mees see Karmo on. Et ma pool tundi saan tasuta kuulata ja siis ma lähen kohe rakendan neid asju. Ei, nad ei lähe. Siis, see ongi, mina ütlen, et pool tundi on selleks, et sa saad suuna kätte. Maitse saad. Jah, aga sa pead tegutsema hakkama ikka ise. Just. Sest ma võin minna jõusaali, treener teeb mulle treeningkava ja ma ei tee mitte midagi. Raskused iseenesest ei hakka liikuma. Ja kuu aja pärast ma ütlen treenerile, mitte midagi ei muutunud. Midagi ei muutunud, halb treener. Ja, ei tööta. Aga ilusat õhtut või päeva. Ilusat päeva. Aitäh.